Oled kooliks valmis? Aatriumis ootab sind linna parim valik, väga hea hinnaga koolimööblit. Aatrium, sisustuskaubamaja Järvel. Tere kõigile kodusaate vaatajatele! Kodusaade alustab täna oma uue sisustusstiile ja põnevaid kaubamärke ning disainereid analüüsiva rubriigiga Edaine seti juhtimisel. Carol Saarik toob meieni ühe koolilapse toa remondinipid sisekujundaja Inge Peetrise käe all. Alustuseks industriaalstiil. Vaatame tagasi Milano messile ja uurime, kellel meie kohalikest edasimüüjatest on sellesse stiili praegu või lähitulevikus lahendusi välja pakkuda. Tere, head kodusaate vaatajad ka minu poolt. Minul on läbi selle kodusaate hooaja plaanis teile tutvustada erinevaid sisustusstiile ja mitte juhuslikult ei alustama tänast rubriiki siit industriaalkeskkonnast. Nimelt tänase saate teemaks on industriaalstiil. Industriaalstiilist räägime Gard Männiliga. Kõik stiilid saavad kusagilt alguse mingil põhjusel. Kust on alguse saanud industriaalstiil? No mina arvan, et see saab alguse ikkagi peale sõda, kui toimus suur revolutsioon, kõike hakati tootma tehastes, kõik oli suhteliselt vaene, mis tähendab seda, et niisugune ausus, vastupidavus, massiivsus läks väga hinda ja moodi. Ja kuna ta on selline ajatu, tugev, vastupidav, hästi võimas, siis pole ta kunagi otseselt moest ka ära läinud. Industriaalstiilis mööblitootjatest rääkides Milano mööblimessil esines Scavolini diiseli kaubamärgi all väga huvitava väljapanekuga ja just industriaalstiilis mööbliga. Selle sarja nimi ise ütleb juba päris palju, et Diesel Social Kitchen toob siis nii-öelda selle sotsiaalelu kööki. Ta on selline industriaalne, võimsa vormiga, nõuab avarust, ei tõmba selget piirjoont elutoa ja köögi vahele ja samas teeb kummardusega sellele nii-öelda vintage'ile. Et diisel on oma algaastatest peale juba nagu sellist julget lähenemist ja retrohõngu endaga kaasas vedanud, et see on neile väga omane. Mis on need materjalid, mida peamiselt kasutatakse? Jah, see materjalide valik on industrialistlik, palju metalli, värvitud terast, värvitud erksates värvides, täis massiivpuitu, samas niisuguseid kergeid riiuleid, mitte kinnikatvaid esipaneelideta riiuleid, mis jätavad kõik ausalt näha, nii nagu on. Loomulikult selline väljapanek soovitatavalt tahaks enda juurde kõrgeid lagesid ja palju ruumi. Mis on Scavolini diiseli kollektsiooni mõte ja tagamaad? Kindlasti saab siin rääkida kvaliteedist, igikestvusest ja kõigest sellest, et need materjalid on kindlasti niisugused tugevad. Võib öelda, et natukene on tunnetatav selline nagu profiköökide disain. Jah, kuna sellised metallpinnad ja selline tugevus ja jõulisus on profiköökidele ka omane, ei midagi ilu pärast, kõik praktiliselt. No kui industriaalstiilis väga palju värve ei kasutada, siis Diesel Scavolini ometi seda teeb, et tema kasutab ka värvitud metalli. Jah, ja loomulikult siia juurde käivad igasugused julged värvilahendused, kollased, rohelised, sinised toonid, kõik see, mis praegu tegelikult ka ülemaailmselt moes on. Milano mööblimessil esitles oma kollektsiooni ka Saksa mööblitootja Häkker ja just nende köögid olid väga kenasti väljapanekus, et kuidas sa nende kollektsiooni kirjeldaksid? Jah, et minu poolest võib siin täitsa paralleeli tõmmata selle diisliköögiga, et ta on samamoodi suuremahuline, avar, värviline, julget lähenemisega. Siia on sisse toodud isegi natuke sellist etnilisi mustreid ja
võib-olla võib isegi paralleeli tõmmata Eesti rahvusmustritega. Mis mulle väga meeldib, on nagu selline teistmoodi julge lähenemine igasugustes esipaneelides ja uksepaneelides, kus on kasutatud selliseid ausaid materjale, isegi betooni, täispuitu, erinevaid reljeefseid mustreid ja reljeefe. Loomulikult jah, soovitan alati kõigil natuke värvi tuua koju sisse, et alati messil, kui käid neid pikki päevi, vaatad ringi, siis sellised värvilisemad asjad jäävad alati paremini meelde. Milliseid materjale Häkker on kasutanud? Noh, kindlasti võib rääkida saksa kvaliteedist, et kõik need betoonid ja täispuidud ja kõik asjad on kindlasti väga hästi kokku viidud, kõik on tippkvaliteediga, mingisugustest uste mitte kokkukäimistest või millimeetristest vahetest juttu ei ole. Saksa täpsus. Jah. Kas Häkkeri köökide puhul võib ka seda öelda, et kui elutuba ja köök on üheks saanud? Jah, see on tänapäeval selline väga moodi läinud viis, et kuna korteri pind on kallis, siis köök on maja süda ja köögis ollakse pigem sõpradega, keegi üksi endale ei viitsi õhtul süüa teha. Et siis köök ongi justkui elutuba ja elutuba on köök, et sõpradega koos saab seal mõnusalt kokata ja aega nautida. Ja tänu sellele tõenäoliselt on ka just need julgemad värvid ja kvaliteetsemad materjalid, et ta peab kokku minema kogu selle elutoa meluga. Nagu tähelepanelikumad televaatajad ilmselt märkasid, siis Häkker oli kasutanud Milano mööblimessil just nimelt e-cooking lahendust oma köökide puhul ja nüüd on mul võimalus Inessa sinu käest uurida. Sinul on nüüd kodus endal e-cooking lahendus. Mis on selle lahenduse eelised? Eeliseid on tegelikult palju, aga mis mina olen nagu kasutamisel tunnetanud on see, et kuna me saime valida induktsioonitsoonide asukohta, siis meil on palju mugavam seal pliidi taga toimetada, sest et tsoonid on niimoodi laiali puistatud ja me saame vajadusel kasutada tsoonide ala ka tööpinnana, sest et induktsioonitsoonid on uputatud tööpinna sisse ja ei ole seal astmeid, mis segaksid toimetamisel. Induktsioon kui tehnoloogia on ju ka väga ohutu. Avatud köögi puhul oligi meil hästi oluline, et see tehnika oleks minimaalselt silmatorkav ja samas säiliks, eks ole, kokkumise mugavus. ABK Innovent on siis Hollandi firma, mis toodab neid e-cooking pliidisarju ja on võimalik need uputada nii roostevabast terasest tööpinda, näiteks kivi sisse või klaasi sisse, ükskõik mille sisse. Välja arvatud gaasi peab panema ikka kuumakindlasse tööpinda. Et seda juhtpaneeli saab asetada ka seina peale, et ta ei peagi olema tasapinnal töötav. Jah, et see on selline huvitav ja samas kohutu, et kui panna see hoopiski seina peale, et juhtmetega saab seda pikendada ja niimoodi ongi hoopis teistsugune lahendus. Ja juhtpaneel on liugjuhtimisega, et see on ka hästi mugav, et kui kokata, et siis otsetee on absoluutselt igale võimsusastmele. Aga räägi ka sellest valamust, mis on kaunilt uputatud. Jah, et ABK Innovent toodabki roostevabast terasest tööpindu ka erineva paksusega ja sinna saabki juba sisse uputada need e-cooking lahendused, aga saab ka valamu ühes nii-öelda ilma astmeta. Et jällegi, mida vähem neid igasuguseid astmeid on, seda parem, et seda puhtam, seda ilusam. Aga samamoodi on täitsa jääb märkamata õhupuhasti siin ruumis, et on nii kenasti ära peidetud lae sisse. Ja et kuna me tahtsime, et oleks suur tuba avatud köögiga, siis et oleks hästi minimalistlik, siis ei tahtnudki mingeid rippuvaid lahendusi panna, vaid ongi õhupuhastaja on kusjuures ka peaaegu et laega ühes toonis, et on valiku võimalus ka roostevabast terasest võtta, aga meie valisime siis valget värvi ja mootori panime mujale, et siis seda müra oleks ka vähem. Või siis, kui tahetakse müra natuke summutada, siis ABK Innovent toodab ka erinevaid väga suures valikus mootoreid. On näiteks õue katusele, kaldkatusele, sirgele katusele võimalik panna, on võimalik seinale panna ja on võimalik ka pööningule panna.
see on alati mure, kui sa paned õhupuhasti tööle, siis müra on meeletu ja sa peaaegu ei saa normaalselt pestelda või mingi aja pärast pea valutab. ABK Innovendi filtrid on hästi tihedad, kui muidu tavalised filtrid on siin 5–7 kihiga, siis ABK Innovendil on filtrid, millel on 12 roostevabast edast kihti. See tähendab, et ta püüab paremini kinni rasva, ei lase sellel edasi liikuda. Õhupuhastajad on kasutatavad ka profiköökides, sest et filtrid ei sisalda ega ka õhupuhastajad ei sisalda ühtegi plastikdetaili ja seetõttu kannatavad väga kõrget kuumust. Ja filtrid on sealjuures nõudepesumasinas pestavad. Nii nagu heal kokal peab valmima hea toit, mille aluseks on siis head komponendid, head toiduvalmistuse komponendid on ka köögi tegemisel on tähtis see ja veel natukene muudki, et sinna sisse tuleb ka lisaks headele komponentidele ka tükike hinge panna, mis on võib-olla kõige olulisem selle asja juures, et kui Idemaa köökidest rääkida, siis meie köögid, sellised raskemad spoonköögid valmistatakse siis personaalselt kliendile ja iga meister on siis, konkreetne meister on iga köögi taga, et ta ei ole lausa nii, et tuleb liini pealt rida kappe ja vaid ikkagi konkreetselt iga köögiga tegeleb personaalne inimene. Ehk et ma tulen teile salongi ja hakkan rääkima, mis mulle meeldib, siis teie mõtlete minuga kaasa ja pakute lahendusi, mismoodi see täpselt selline tulemus saada nagu klient. Just nimelt, et midagi siin 20 aasta jooksul uut ei ole välja mõeldud, et ikka käib kõik seda sama rada pidi. Tõtt öelda, me oleme ise nagu oma materjalide valikust teinud nagu suuri hüppeid koostöös Eesti sisekujundajate, sisearhitektidega, et loonud uue kollektsiooni Idemaa Trendline ja seda me siis arendame pidevalt ja täiustame uuemate uste mudelitega ja siin seina peal siis on mitmete tuntud Eesti sisearhitektide nagu allkirjaga, nõndanimetatud allkirjaga uksi. Oleme teinud Hillar Mandiga, siis oleme Ivel Schneideriga teinud, et neid on tegelikult hästi palju mitmed, et ma ei tahakski nagu personaalselt kedagi välja tuua väga, sest igal ühel on oma selline hea panus meie ühistöösse. Aga räägime nendest tööpindadest, mis, nagu ma siin enda ees näen, on tõeliselt vastupidavad, mis materjalid see on? Kõige levinum, mida inimesed teavad, on selline kõrgsurve laminaat küll, aga kindlasti nõudlikumale maitsele siis on võimalus soetada endale siis kas siis korianist tööpind, mis on siis kivipuru ja siis akrüülsegu, mis võimaldab siis seda kivi töödelda nii, et ei jääks neid ühendusjooni kööki ehk siis liitekohti, mis omakorda siis võtab võimaluse ära niiskusel pugeda meie kappidesse või kuhu iganes liitekohtadesse. Aga nüüd ustest rääkides, ka ukse tehnoloogias ja stiilidest on väga-väga lai valik. Jaa, et on nii värvitust kui lõpetades kõikvõimalike käsitööspoonidega, mida siis õmmeldakse kokku personaalselt teatud köögile ja see on nagu vahva endalgi teha, et see on selline päris loominguline nii tootjale kui lõpptarbijale. Hästi vahva kooslus on 3 puiduspoonil, mis on siis tamme, venge ja pähkli spoonist kokku pandud uks, mis siis loob sellise hästi mõnusa sooja tundekööki, kui te 3 puitu kokku panna, kuigi öeldakse kööki, et ühte kööki mitut puiduliiki kokku ei tohi panna. Aga kui ta on oskuslikult tehtud ja sinna juurde parasjagu pandud ka natukene värvilaike veel teisi, et siis ta kindlasti jätab väga sümpaatse mulje, et oleme teinud seda ja lõpptulemus on väga vahvat leiab vabust. Ja samuti tahaks esile tuua veel ühte ust, mis esialgu võib jääda natukene selliseks tagaplaanile, et on siis jällegi pähklipuidu ja valge kõrgläike selline kooslus. Et ühtlasi see pähklipuidust ülemine liist on ka käepidemeks siis köögi uksele ja ka see on väga sooja vastukaja leidnud. Ja mitte ainult Eestis, sest meie müüme nii Põhjamaadesse kui ka Euroopasse. Kui industriaalstiilis kasutatakse palju just koostavuga terast, metall, massiivpuitu, siis mida võib-olla teie soovitaksite, millised oleksid teie alternatiivid või materjalid, mis võiksid sulata industriaalkeskkonna? Kindlasti on uuematest materjalidest kõikvõimalikud sellised orgaanilised nagu siis kerrokid ja korianid, mis on siis mitme materjali nagu kokku massmaterjal ja tema plussid on sellised, et võimaldab siis ühtaegu nagu jääda ka kestvaks, et saab voolida erinevaid kujusi sellest siis, et ei oleks neid liitekohti. Ja teisest küljest ta väga nägus, aga muidugi metall on kindlasti see, mis industriaalköögi juurde kuulub, et tema hooldus on ka ju suhteliselt mugav, aga mõnel on ta kõle, mõnele ta meeldib, inimesi on erinevaid. Selline ta täna sai, kohtume juba paari nädala pärast.
sinu kodu kauniks teeb sisustusveeb.ee. Oled kooliks valmis? Aatriumis ootab sind linna parim valik, väga hea hinnaga koolimööblit. Aatrium, sisustuskaubamaja Järvel. Tänasele 1. septembrile kohaselt räägime taas lastetubadest. Täpsemalt anname uue sisu ja ilme ühele poisitoale ja seda aitab meil teha sisekujundaja Inge Peetris. Inge, milline oli olukord ja sinu esimene mõte, kui sind kutsuti seda tuba kujundama? Olukord oli selline nagu ikka vanades majades, et seinas oli mitu kihti tapeeti ja põrandal mitu kihti värvi ja pluss veel laminad ka peal, vanad sektsioonid ja nii edasi. Esialgu me siis vaatasime, et kui palju ja mida siin säilitada saab. Näiteks vana sektsioon kapp ja originaal põrandalauad, mida me otsustasime säilitada. Kapi puhul me mõtlesime teha ta nagu heledamaks, et see suhteliselt väike tuba tundus natuke helgem, kuid siiski, et seda vana hõngu sisse jääks, siis 3 must jätsime üle värvimata vana viimistlusega. Uksi tegelikult ei olegi nii keeruline viimistleda või muuta, kui võiks arvata, et on olemas väga efektiivsed krundid ja mööblivärvid. Siin ustel me oleme kasutanud 2 erinevat viimistlust. Üks on siis värv ja teine on magnetvärv. Sellise olemasoleva asja renoveerimine on loomulikult väga mõistlik ja säästlik. Kui nüüd koloridest rääkida, siis värvitoonid said tegelikult alguse tapeedist, mis on selline kergelt tehnitsistlik ja arhitektuuriline, mis omakorda sai alguse sellest, et selle toa omanik täna tahab saada arhitektiks. Mis selles toas, kus circa 20 aastat remonti tehtud ei ole, seintega ette võtta tuli? No kõigepealt ikkagi puhastada vanast tapeedist, kuna me otsustasime, et värvime osa seinu värvime nagu struktuurvärviga ja osadel kasutame siis tapeeti. Ehk siis ikkagi tuleb alati eemaldada ennem kõigepealt aluskihid, sest reeglipäraselt on need aluskihid on kõik omavahel nagu lahti. Kõigepealt eemaldada vana tapeet, parandada kõik vead, mis seina sees on, kõik augud, ebatasasused, lihvida, kruntida ja peale seda siis saab juba hakata sinna kas värvi peale kandma või tapeeti. Struktuurvärvi kannatab peale kanda siis mitme erineva moega, nagu ma näitasin, et tavalise rulliga on võimalik teda kammida peale, on võimalik teda harjata peale ja ka niisugune variant, et alt võib-olla värvida ta üldse ükskõik millist tumedamat värvi ja siis see välja kammida nagu selle ruudulise pinna peal nagu tekkis. Selles toas on vanad polüesterkapi uksed, mida otsustati säilitada. Et kuidas sina soovitaksid kapi ustele uus ilme anda? Et kandadele nagu mitmeid erinevaid värve ja tekitada niisugused erinevad pinnad, et siin on siis kasutatud nii magnetvärvi kui ka Melodi mööblivärvi. Polüesterpind on väga raske värvi nagu kinni hoidma, siis selleks on see Otexi värv, siis see alusvärv on väga hea asi, et ta tõesti hoiab väga hästi kinni seda värvi seal peal. Ma tegin siin ise nagu mitmeid katseid, et proovida, et kas ta tõesti hoiab seda värvi seal peal ja ta tõesti hoiab seda seal peal. Lapsed tahavad alati seintele sodida, et mida siin teha annaks lastetoas? Et siin me kasutasime siis väikest taaflit ainult seina peal, kuigi on võimalik ka teha täisseina ulatuses või siis vastavas mõõdus, mida keegi soovib. Ja magnetvärvi puhul on see, et mida rohkem neid kihte peal on, seda paremini jäävad magnetid püsima nagu. Ja seda magnetvärvi on ka võimalik üle värvida täpselt samamoodi siis ükskõik millise Melodi mööblivärviga. Mida sa arvad, kas inimene, kellel kogemusi ei ole selliste värvidega, saab ise hakkama?
kindlasti. Seal ei ole nagu suurt mingisugust raskust. Alati on kõige tähtsam see, et aluspind peab olema väga hästi tehtud. Jah, et kes nagu arvab, et ta ise nagu hakkama ei saa, et siis on Tikula juures on ka koolituskeskus on, et nemad õpetavad väga igasuguseid erinevaid nippe, mismoodi saab neid värve kasutada. Ja seda tasuta. Siin konkreetses toas oli meil soov ühte seina panna tapeet, et teised seinad siis läksid värvi alla. Ühe seina pärast tundub nagu kummaline kutsuda töömees, et mida sina arvad? Kas inimesed saavad ise hakkama? Tapeetide puhul on väga oluline see, et tuleb jälgida mustrisammu, et need omavahel kokku läheksid. Ja muidugi jälle seesama teema, et aluspind peab olema korralikult ette valmistatud, siis on väga kerge tapeetid. Võib ka paani nagu pikemalt lõigata ja ülemise ja alumise serva ära lõigata. Võib ka kõik paanid täpselt nagu ruumi pikkuses välja mõõta. Kas on pabertapeet, kas on vinüültapeet. Vinüültapeedi puhul on ainuke see asi, et kui te lõikate 2,60 tapeedi välja või 2,50 välja, siis te võite arvestada, et umbes 5 cm tuleb otsa, et ta venib niivõrd palju. Tapeediliimi tuleb kanda seinale või tapeedi taha? See on nagu õpetuses kirjas, et on olemas tapeete, mille tuleb kanda seinale ja on olemas tapeete, mille tuleb kanda paani peale. Tuleb nagu õpetust väga hoolikalt jälgida, et osadel on 5 minutit või niimoodi selle imbumise aeg. Teistel tapeetidel on võib-olla seal 10 minutit, paksematel tapeetidel, mis on 3-kihilised. Aga on ka olemas selliseid tüüpi tapeete, millel on juba liim taga. Mis vigu inimesed sageli teevad? Üks põhivigadest on see, et tekitatakse ruumis tuuletõmme, eriti kui suvel tehakse. Ja siis tekib tahes-tahtmata siuke tunne, et teeks nagu akna lahti, et jube palav on kuidagi. Aga seda ei tohi mingil juhul teha, sest vastasel juhul saate te järgmine päev uuesti tapeeti panna, sest kõik tapeedipaanid kukuvad seinast maha. Kuidas sa soovitad tapeet sirgelt ja kindlalt seina saada? No kõige parem on ikkagi liimi peale kandmine tapeedile, et mina ei kasuta kunagi tapeedipinslit, et kasutan rulli alati, sest rulliga saab esiteks ühtlasema ja siledama pinna. Kui nüüd tapeet on laagerdunud 3-5 minutit, sel juhul pakin ta kokku. Kõige esimest paani on kõige raskem panna, sest ta peab kõige sirgemini olema. Vastasel juhul nagu võib terve rida viltu minna. Tähelepanu pälvivad omapärased valgustid. Valgusteid on meil siin tõesti palju ja erinevaid. Et 4 ruumist on meil saadud sellised hästi lihtsavormilised, kuid omapärased valgustid, mille tekstiilid me oleme ise valinud. Lakke ei tahtnud me panna sellist ühte tavalist laevalgustit, vaid kasutasime erinevaid väikseid ja moodustasime nagu mustrite ja vormidega nagu tervikku. Seina- ja lauavalgustite puhul on samamoodi, oleme ise valinud kanga ja need on selles mõttes heleda põhjalised ja samamoodi on võimalik neid teha isikupäraseks näiteks neile peale joonistades. Valgustitest on veel esindatud selline tehniline vidin Starkilt, mis on siis nii valgusti kui iPhone'i laadija ühes. Valgustil ei ole lülitit, ta reageerib puutetundlikult ja sama lihtne esteetiline on ka iPhone'i laadimine. Atelier salongist on pärit ka see valge retrohõnguline võimendi. Samal hetkel on ka kõlar. Sinna saab ühendada näiteks gitarri, iPhone'i, iPadi ja kuulata muusikat. Mahuteid ei ole ühes toas kunagi liiga palju. Siin on meil esindatud veel üks selline nahast ja needitud kirst, mis on oma tugeva vormi poolest ka mitmeti funktsionaalne. Sinna saab paigutada sisse vajalikke esemeid või siis kasutada ka näiteks istumisalusena. Mis on lapse toa planeerimisele oluline, mida ei tohiks kindlasti 2 silma vahele jätta? Iga lapse toa planeerimise puhul tõenäoliselt kõige olulisem ongi laud ja tool. Laud eriti, ja ka tool tegelikult, mis nagu kasvab koos lapsega, mida on võimalik reguleerida, mille kõrgust, sügavust, kaldenurkasid ja nii edasi. See konkreetne laud ongi siin võimalik nii millimeetri pealt paika seada täpselt lapse kasvule vastavaks. Tool on selles mõttes hästi huvitav, et tal ei ole sellised tavapärased reguleerimisvõimalused
mida minu meelest nagu ei peakski ühe toolil nii palju olema. Siin saab muuta kõrgust ja sügavust ja ta näeb ka väga lihtne ja ilus välja tegelikult. Selle laua juurde on võimalik valida ka erinevaid sahtlibokse, mida on võimalik kas siis kinnitada laua külge või panna eraldi rataste peal. Sahtliboksile saab panna peale ka sellise pehme istumisaluse. Praegu on käimas ka kampaania, kus sarnane tool läheb loosimisele. Info on olemas Tool ja tool kodulehel. Kuna tegemist on lõunapoolse toaga, siis on siin olulisel kohal ka aknakatted. Jah, me siin nagu koolipoisi toas ei hakanud kujunduslikult väga tembutama ja võtsime sellise pimendava kaardina, mis on väga lihtsa vormiline, kuid täidab oma funktsiooni ideaalselt. Voodi on pärit Järvekeskuse kauplusest Meblik. Minule meeldib madratsi puhul see, et kõik koostisosad on allergiavabad. Jah, voodi ja madrats on tooli ja laua kõrval teised väga olulised asjad, millesse lihtsalt peab investeerima. Et kui peab valima, siis unustage need trikirattad ära. Et tähtis on investeerida tulevikku ja tervisesse. Käesoleva aasta valentinipäeval avas uksed laste- ja noortemööbli salong Meblik. Järgnevalt uurime, millised nõudmised Meblikul ise endale on. Meblik on hästi pikka aega juba mööblit Euroopasse tootnud, üle 13 aasta. Ta on väga tunnustatud kaubamärk Euroopas, mida on auhinnatud erinevate preemiatega. Seega järeleandmisi kvaliteedis ei anta. Meblik annab koos paigaldusega mööblile 5-aastase garantii, kuid samas mööblisiinidele, sahtlisiinidele, hingedele antakse eluaegne garantii. Samuti kasutatakse mööblifassaadidele ainult vesiemulsioonvärve, mis on kahjutud lapsele ja keskkonnale. Mebliku klassiksarja tooted on kõik varustatud turvaklambritega, et kõik mööblitooted saaksid turvaliselt kinnitatud seinale, et väike põngerjas ei saaks endale midagi kaela tõmmata suures mänguhoos. Samuti sulguvad vaikselt kõik meie mänguasjakastid, sahtlid, kapiuksed. See on kõik selleks, et laps oma toas, oma unistuste mööbli keskel tunneks ennast võimalikult turvaliselt. Mööbli kõik välisfassaadi nurgad on ümarad, et pisike laps ei lööks oma pead ära või kogemata endale mänguos haiget ei teeks. Lauaplaadid ja fassaadid on kraapimiskindlast materjalist, et kõik nad on kergesti puhastatavad ka siis, kui laps pastaka või pliiatsiga sinna peale joonistab, et materjal ei ima endasse siis pastakatinti ja ka vildikatinti. Et mööbli põhimõte on siis selles, et saab sisustada imikutuba kuni teismeani välja. Et mööbli moodulid erinevad võimaldavad siis ajapikku siis kappe ja sahtleid juurde soetada, kui selleks vajadus tekib, sest alguses, kui laps on väike, siis on tal mänguruumi rohkem vaja ja kuni koolini välja, kui saab juba suure õppimislaua siis lapsele soetada. Et aga põhiline on see, et tuba oleks sisustatud siis ühes võtmes. See lõppviimistlus oleks täiuslik, saab valida iga kollektsiooni juurde Uus-Meremaa lambavillast pehmed vaibad või siis voodikatte, mis sobib antud kollektsiooniga suurepäraselt kokku. Et mis Mebliku eripäraks veel on, et meil on väga suur ja lai valik kollektsioone just noortele tüdrukutele ja poistele, jalgpallihuvilistele, mootorratturi stiilis kollektsioone, et siit leiab tõesti ka suurepärase valiku juba teismeeas lapsele. Väga eriliseks on see, et Meblik kasutab unikaalset graveerimise tehnoloogiat mööbli fassaadile. Kõikide kodusaate Facebooki fännide vahel läheb loosimisele lapse oma nimega mänguasja kast firmalt Meblik. Jälgige meid Facebookis.